Nii, et kui nüüd on tehtud selline uhke ruumitääg, siis salvestame joonise ära ja selleks, et siis ruumiduplikatsiooni tabelit teha, kasutame sellist tööriista, mille nimi on Extract Data. See siis võimaldab joonises olevatest andmetest teha tabelit. Neil on nüüd 8 lehekülge, need on enamik suht mõttetud, aga alguses siis, kuna meil midagi olemas ei ole, võtame Create New Data Extraction. Ta küsib siis fail ja noh, mul on siin 2 juba tehtud, paneme siis 3. veel. Nii, siit lähme edasi Nextiga. Ja nüüd tuleb siis valida, milliseid andmeid me otsime. Me otsime siis plokid atribuutidega ja kasutuses olevad. Nüüd mul on 2 plokki, siin võtame kõrguselt linnuks ära, jätame ruumi tagi ja siit jätame ainult atribuudid. Next. Nii, nüüd on see koht, kus siis saab tabelit kujundada, et count'i selle me peidame ära, nime peidame ära. Nüüd ruumi number tuleks kõige ette lohistada, ruumi nimi teiseks ja ruumi pind 3. Saab ka selle alumise kriipsu ära kaotada siin. Võtame rename. Ja siis võib siit edasi minna. Saab siis salvestada ka Exceli jaoks eraldi faili, kui peaks vaja olema, või siis sisestada joonisesse. Nii, siin on võimalik siis panna tabelile pealkiri. Ja viimane on siis lihtsalt kontroll, lehekülg paneme siit finish ja sisestada tabeli. Nii lihtne see oli.